Tere kõigile ja tere tulemast innovatsioonipesade ideetalgutele. Oleme siin teadusjärilinnakus Tehnopol, kus kohe-kohe hakkavad tiimid nägema suurt vaeva, et välja mõelda innovatsioonipesade kontseptsioone. Kindlasti on ees palju pingeid ja emotsioone, nii et tulge, lähme vaatame, kuidas kogu see asi siin minema hakkab. Tere Tiit, räägi palun, mida sina inimeselt ürituselt ootad? Oota, ma ootan just selliseid asju nagu see siin. See on mikrofon, aga see ei ole ainult mikrofon, see on lõbus mikrofon. Kui me selliseid ideid suudame leiutada, siis on lootust ka, et need ideed lendavad Eestist kaugemale. Innovatsioon ei tähenda minu jaoks mitte seda, et sa teed ühe asja suurelt valmis ja siis elad selle najal. Innovatsioon ei saabu kohale üleöö, vaid innovatsioon on pikkade aastate jooksul iga päev tehtav väikene pingutus samas suunas püüdluse poole. No ma julge öelda, et me saame 9 head ideed nagu iga linna jaoks, aga kui me saame 5 ja need on tõesti väga head, siis me oleme super hästi teinud. No nii, selle ürituse sissejuhatav osa on ametlikult läbi saanud. Tiimid said oma toidud, leidsid oma ruumid, kõigil on kõhud mõnusasti täispugitud. Lähme vaatame nüüd, kuidas neil päriselt see töö algus on minema hakanud. Kop. Tere! Mis linnale te siin lahendust mõtlete? Londonile. Riga, jah. Tokyo. Me teeme Soulile. Mis on esimene asi, mis sulle pähe tuleb Riiaga seoses? Vanalinn. Kui sa peaksid valima mõne kuulsa teadlase, kellega pere luua, siis kelle sa valiksid? No ma loodan, et minu mees saab kuulsaks üks päev. Ütleme, et teie tiim võidab selle võistluse. Mida sa teed, kui te võidad? Jah, täiendan portfooliot ja panen raha panka. Ma üritan, kuidas edasi nagu seda realiseerida, seda lahendust. Ma arvan, et ma suskaks selle meie enda ettevõttesse, et seda ideed veel kaugele viia. Tere hommikust! Meil on siin nüüd innovatsioonipesade ideetalgut teine päev käsil. Tiimid on öö läbi tublisti tööd teinud. Ja ma jäin eile õhtul magama jäädes mõtlema, et kui raske see innovatsioonipesa kontseptsiooni mõtlemine ikka nagu võib olla. Nii et ma tulin välja enda kontseptsiooniga. Ja täna ma mõtlesingi, et võiks näidata siis nii osalejatele kui ka žüriile kui ka korraldajatele oma kontseptsiooni ja küsida, et kas sai asja ka või? Lähme vaatame. Have you guys been doing? I'm really busy. We've been yesterday. We looked into our persona, so I think we nailed it. Nothing visual yet, but we've been working. We've been using the design thinking method and going, from what the client wants. Kaua te eile õhtul siin olite? Ja 12:30 või midagi niimoodi läksime ära. Ideid on palju, aga need on vaja rohkem fokusseerida võib-olla. See ajakasutus on see kõige keerulisem, et olla efektiivne ja produktiivne. Magada ka saite või? Natukene. Ega und väga ei tulnud peale seda. Me oleme väga enesekindlad, aga me anname ka teistele võimaluse. Ma lõin nagu siukse voolava ruumi, et see, ma ei tea, see mingi Emajõgi näiteks, kus on väiksed sopid sees, kus siis külastaja saab nagu kogemuse, et mida tähendab olla päriselt eestlane või elada Eestis. Esimene ruum, kuhu see külastaja siis läheb, on detsember Eestis, mis on täiesti siuke pime ruum, seal on külm, see osaleja on nagu rulluiskudel ka ja et on nagu tõesti nagu see simuleerib seda libedust ja seal kuskil seina peal on nagu D-vitamiini see dosaator, et ta saab siis kogu oma päikse, ta peab sellest väiksest kapslist saama. The second part, because I really like technology, is virtual reality of being in the toilet queue in the Song and Dance Festival. Siis kolmas on siuke ruum, kus on suur ekraan seina peal, keskel on klaviatuur. Ja seal seina peal ekraanil jooksevad siis Postimehe uudised ja see inimene, kes sinna läheb, ta saab siis kommenteerida sinna uudiste alla, ta saab seal möliseda ja rääkida, kuidas nagu päriselt maailmas asjad käivad. And next to last, we have the Rimi escape room, where you basically, your task
is to like complete your purchases so that you don't have to say hello to the like kind of stranger or the person that you kind of know but don't want to greet. Ja viimane muidugi keskendub Eesti suursaavutusele, mis on siis Eurovisiooni võitmine, on interaktiivne Eurovisiooni karaoke, kus sa saad siis ekraanil olla nagu Tanel Padar ja laulda koos Dave Bentoniga. Actually, this is the karaoke room. See on kindlasti väga autentne. Like really, look, we're just drawing the human body. Nice that Tanel Padar is the insides of the human body. There is a Tanel Padar. Ja ma tegelikult näen küll, et siin see võiks inimestele väga huvitav olla. Rimi põgenemistuba, kuna nad on nii lähestikku, võiks ära ühendada selle kempsu järjekorraga, et kui su tuttav su üles leiab, sind nagu automaatselt pead tagasi minema sinna VR-i, sinna järjekorda. Seal ruumis võiks tekkida tunne, et kuidas on olla eestlane, siis minu meelest see on väga hea võimalus seda tunnet tekitada ja aru saada, kuidas on olla eestlane. I think we can use some of it. Yeah. Aitäh teile kõigile vaatamast, palju edu kõikidele tiimidele. Kui on üks asi, mis on selle filmimise jooksul selgeks saanud mulle, siis on see, et kõik osalevad tiimid on tõesti väga-väga tublid olnud. Nii et aitäh teile, vaatame, kes võitsid. Mina ja mu Gustav Suksu lõpetame tänaseks. Tšau!